Meil on väga tähtis teadaanne. Ees ootab kõige eepilisem kiibiehitusülesanne ajaloos. See viib asjad tõesti täiesti uuele tasemele. See on tase, mille peale inimesed praegu ilmselt isegi ei tule. See ei ole selles. Ma nimetaksin seda pigem kontekstiväliseks probleemiks. See ei ole nende kontekstis. Seega kohandame siin konteksti mõne suurusjärgu võrra. See on ühine pingutus. Ma vajutan nuppu, aga nupp ei tööta. Meie püüdleme selle poole, et olla galaktiline tsivilisatsioon. Nii et ma arvan, et tulevik, millega kõik, enamik inimesi, ma arvan, nõustuksid, on kõige põnevam. See on see, kus me oleme seal väljas, tähtede vahel, kus me ei ole igavesti piiratud ühe planeediga, vaid meist saab mitme planeedi liik. Nagu parimates ulmelugudes, mida sa kunagi lugenud oled. Tead Star Trek, Ian Banksi, Asimovit või Heinleini. Ja me tahame selle reaalsuseks muuta, mitte ainult ulmeks jätta, vaid muuta ulme teaduslikuks faktiks. See on see hiilgav ja põnev tulevik, mida ma kindlasti väga ootan. Samuti tasub arvestada, kuidas sa tsivilisatsioone liigitaksid. Tead, selleks on olemas 5. Siis oli üks füüsik, ma arvan, et ta oli venelane, 60-ndatel, Kardashev. Ta mõtles kõrgel tasemel, kuidas sa hindaksid mingit konkreetset tsivilisatsiooni. Ja ta ütles, kui sa oled tüüp 1, siis kasutad sa suuremat osa oma planeedi energiast ja meil on veel pikk tee minna, et tegelikult olla tüüp 1. Kasutame vaid väikest osa päikese energiast, mis maale jõuab. Vaatame seda, seal see on, aga jah. Maa saab päikeselt vaid 0,5 miljardikku tema energiast. Seega on päike tõesti tohutu. Päike moodustab 99,8% päikesesüsteemi massist. Mõnikord küsitakse mult, kuidas on maal teiste energiaallikatega, näiteks tuumasünteesiga. See on kahjuks väga väike, sest päike moodustab 99,8% süsteemi massist. Jupiter umbes 0,1%. Maa on seal teiste seas. Meie oleme samuti. Arvan, et Carl Sagan võis seda öelda. Maa on nagu tilluke tolmukübe, tohutus pimeduses. Väga, väga väike. Päike on täiesti hiiglaslik. Seega on ainus tõeliselt elujõuline viis tsivilisatsiooni laiendamiseks energia tootmise laiendamine kosmoses. Nii et see on tingimata absoluutne tõde, sest Na Terra, capturamos apenas uma fração da energia do Sol, pois somos pequeno grão de poeira. See mõtlemisviis sarnaneb elektri tootmisele. De toda a energia Maal kasutab tsivilisatsioon vaid umbes triljondiku energiast. do Sol, o que significa que, mesmo se você aumentasse a produção de energia da civilização em 1 milhão de vezes, ainda seria apenas 1/1000º da energia do Sol. Quero dizer, é tão inspirador pensar nisso. Kuna me oleme nii väikesed asjade suures plaanis. Ja, sageli satume siin maal nendesse väikestesse vaidlustesse, mis tegelikult on üsna tühised asjad. Kui sa tõesti arvestad kogu universumi mastaapi. Seetõttu arvan, et on oluline arvestada universumi mastaapi. Me suudame teha midagi palju suuremat kui varem. Selle asemel, et muretseda nende väikeste türide pärast siin maal, ma ei näe selles eriti mõtet. Jah, me soovime olla tsivilisatsioon, mis laieneb galaktikas kosmoselaevadega, võimaldades kõigil minna kuhu tahavad. See oleks eepiline. Omada linna Kuul ja linnu Marsil, asustada päikesesüsteemi ja saata kosmoselaevu teistesse tähesüsteemidesse. See tundub olevat parim võimalik tulevik. Selleks peame kasutama päikesejõudu. Nii et tehas
kuigi see on tohutu, 1 teravatt arvutusvõimsust aastas on meie tsivilisatsiooni standardite järgi tohutu. See on ikkagi vaid 1 samm teel, et olla isegi Kardashevi tasemel. Kardashevi teise taseme tsivilisatsioonini on veel pikk tee. 3. tasemena ei lähe see isegi arvesse. Nii et see on praeguste inimeste standardite järgi väga suur asi, kuid kõige suuremas plaanis siiski väike. Ja see on äärmiselt raske või isegi kõigi inimeste jaoks. Seega, selle nii raske eesmärgi saavutamiseks on tõesti vaja kogu liigi ühist pingutust. SpaceX, Shai ja Tesla töötavad koos, et luua see eepiline Terrafabriku projekt. Ja Tesla, Shai ja SpaceX on juba saavutanud tõeliselt uskumatuid asju, mida inimesed ei arvanud võimalikuks. Nii et Gigatexase tehas siin, tead küll, Optimuse robot, mida ehitatakse. On olemas ülemaailmne superlaadijate võrk. Tõesti, palju asju. Ja ei ole nii kaua aega tagasi, kui inimesed arvasid, et elektriautodest ei tule midagi välja. Ja põhimõtteliselt ei olnud elektriautosid müügil, kui Tesla alustas. Inimesed arvasid, et see on võimatu, aga nüüd toodab Tesla 2 miljonit elektriautot aastas. Jah, ja siis Xai, kuigi see on uus ettevõte, nüüd osa SpaceXist, ehitas esimese gigavati skaalal reaalajas töötava rekordkiirusel arvutiklastri. Jensen Huang Nvidiast ütles, et pole kunagi näinud midagi nii kiiresti ehitatavat. Suur kiitus Nvidiale ja SpaceXile. Sa saad ise lugeda, sa juba tead. Ma mõtlen, et inimesed ütlesid, et taaskasutatavad raketid pole võimalikud ega majanduslikult tasuvad. Siis me tegime selle ära ja muutsime selle majanduslikult tasuvaks. Ning nüüd oleme juba üle 500 maandumise teinud. Ja nüüd, pärast seda, tuli Falcon Heavy ja nüüd töötame Starshipi kallal. Ning Starship on selle pusle kriitiline osa. Arvutusvõimsuse ja energia suurendamiseks pead minema kosmosesse, mis nõuab suure kasuliku koorma viimist sinna. Ja Starship võimaldab seda. See annab ettekujutuse ulatusest ja seal on mõõtkavaks Optimus. Optimus on umbes 1,80 meetrit pikk. See näitab raketi suurust. Starship V3, Starship versioon 4 tuleb palju pikem, mistõttu näeb versioon 3 selle kõrval üsna lühike välja. Nii et me suurendame Starship V3 ka kandevõimet orbiidile 200 tonnini, võrreldes V3 100 tonniga. Siin näete ISSAT-i miniversiooni, lihtsat ligikaudset kujutist, mille võimsus on umbes 100 kilovatti. See näitab päikesepaneele ja radiaatorit mõõtkavas. Nii et mingil põhjusel on kosmoses radiaatorite üle olnud kummaline arutelu. SpaceX teab hästi, kuidas kosmoses soojust hajutada, sest neil on orbiidil 10 000 satelliiti. Võib-olla nad teavad üht-teist. Nagu näete, on radiaator tegelikult üsna väike võrreldes päikesepaneelidega. Ja me nimetame seda minisatelliidiks, kuna see on vaid 100 kilovatti. Loodame, et satelliidid jõuavad tulevikus megavati tasemeni. Sel viisil, et jõuda aastas vajaliku kogu arvutusvõimsuse teravattideni, on vaja umbes 10 miljonit tonni orbiidil aastas ja 100 kilovatti 1 tonni kohta. Oleme kindlad, et see on teostatav ega nõua uut füüsikat või võimatut. Seetõttu olen tõesti kindel, et SpaceX suudab panna orbiidile 10 miljonit tonni aastas. Liigume edasi 1 teravati päikeseenergia suunas, mis lahendab päikeseenergia ja elektritootmise probleemi. Kõige olulisem puuduv koostisosa on kindlasti 1 teravatt arvutusvõimsust. Seega on see teade mõeldud selle lahendamiseks. O principal problema que faltava. Saaksite palju selgema ettekujutuse, kui suurest asjast räägime. Praegune ülemaailmne tehisintellekti arvutustaristu tootmine on umbes 20 gigavatti aastas.
see graafik selgitab, miks me peame ehitama teratehast, sest kogu ülejäänud maa tootmine moodustab umbes 2% sellest, mida meil vaja on. Kõik tänased tehased moodustavad vaid umbes 2% sellest, mida teravati projekti jaoks vaja on. Soovime, et meie praegune tarneahel oleks selgelt määratletud. Oleme väga tänulikud oma tarneahelale, sealhulgas Samsungile, TSMC-le, Micronile ja teistele olulistele partneritele. Soovime, et nad kiirendaksid toodetavate kiipide tootmise laiendamist. Ma ütlesin neile täpselt need sõnad. Aga on olemas maksimaalne määr, millega nad tunnevad end laienemisel mugavalt, kuid see määr on väiksem, kui me sooviksime. Nii et kas me ehitame teratehase või me ei saa kiipidele ligi. Ja kuna me vajame kiipe väga, siis me ehitamegi teratehase. Alustame Austinis tipptasemel tehasega. Usun, et kuberner Abbott on siin, tänan teda, ja Texase osariiki toetuse eest. Nii et selles tipptasemel tehases on meil olemas kogu vajalik varustus, et toota igasuguseid kiipe, olgu need siis loogika- või mälukiibid. Samuti on meil olemas kogu vajalik varustus litograafia maskide tootmiseks. Nii et ühes hoones saame luua litograafia maski, toota ja testida kiipi, teha uus mask ning võimaldada kiire ja korduv kiibidisaini täiustamise tsükkel. Nii palju kui mina tean, ei ole sellist kohta maailmas olemas, kus oleks kõik vajalik loogika- ja mälukiipide tootmiseks ning pakendamiseks ja kõige testimiseks. Ja siis teha maske, täiustada maske ja jätkata selle sama tsükli kordamist. Me ei tee siin ainult tavapärast andmetöötlust. Siin on mõned huvitavad uued füüsika põhimõtted, mis kindlasti hakkavad tööle. Küsimus on vaid ajas. Nii et me viime tõesti arvutuse füüsika piirid äärmuseni ja proovime mitmeid hullumeelseid ja julgeid asju. Mida võiksid teha, kui sul oleks nii kiire iteratsioonitsükkel? Ma ei saa piisavalt rõhutada, kui oluline on see, et saaksid kiibi valmistada, seda testida ja siis disaini muuta, teha uue ning kogu see protsess toimub ühes hoones. Ma usun, et meie rekursiivne areng selles olukorras on tõenäoliselt suurusjärgu võrra parem kui miski muu maailmas. Üldiselt loodame toota 2 tüüpi kiipe. Üks neist optimeeritakse AD ja järelduste tegemiseks, nii et seda kasutatakse peamiselt Optimusel ja autodes, kuid eriti Optimusel. Sest ma ootan, et robotid, humanoidrobotid hakatakse tootma 10–100 korda rohkem kui autode tootmismaht. Nii et kui sõidukite tootmine maal on umbes 100 miljonit sõidukit aastas. Humanoidroboteid toodetakse 10 miljardit aastas, mis on väga suur arv. Nii et jah, Tesla kavatseb toota väga märkimisväärse osa neist. See on meie eesmärk. Ja seetõttu vajame väga suure jõudlusega protsessori kiipi, mis oleks spetsiaalselt kosmose jaoks loodud. Arvestaks kosmose vaenuliku ja keerulise keskkonnaga, kus on kõrge võimsus, suure energiaga joonid, footonid ning pidev elektronide kogunemine. See on kosmoses vaenulik keskkond. Tahad kujundada kiibi, optimeerida selle kosmose jaoks ja üldiselt tahad seda käitada veidi soojemalt kui tavaliselt, et vähendada radiaatori massi. Seetõttu pead kosmose jaoks projekteerides arvestama mitmete piirangutega, mis erinevad maapealsest kasutusest. Ja kosmosetöötluse jaoks ma arvan, et see saab olema suurem osa töötlemisest. Sest maal on sul energiapuudus. Seega arvan, et tõenäoliselt kasutatakse maal aastas umbes 100–200 gigavatti kiipe.
tõenäoliselt umbes 1 teravati kiipe kosmoses. Lihtsalt maapealsete energiapiirangute tõttu, jah, tõenäoliselt nii see lõpuks lähebki. kosmoses paistab alati päike. See on väga hea, nii et ma olen tõesti veendunud, et tehisintellekti ja selle kosmosesse paigutamise kulud muutuvad oluliselt väiksemaks kui maismaa tehisintellekti kulud. Palju lühema ajaga, kui enamik inimesi ootab, usun ma, et võib kuluda vaid 2 või 3 aastat, kuni on tõesti odavam saata tehisintellekti kiipe kosmosesse, kui neid maal kasutada. Kosmoses pole patareisid eriti vaja, sest seal paistab alati päike. Ja päikeseenergiat saad sa kosmoses vähemalt 5 korda rohkem kui maal. Seal puudub atmosfääriline sumbumine, päev-öötsükkel ja hooajalisus. Ja sa oled alati päikese suhtes risti, nii et sa tõesti maksimeerid päikeseenergia selles punktis. Kosmose päikeseenergia on tegelikult odavam kui maapealne päikeseenergia, sest sa ei vaja rasket klaasi ega konstruktsioone ilmastiku kaitseks. Kui orbiidile saatmise hind langeb piisavalt madalale, muutub see kohe mõistlikuks. Tehisintellekti paigutamine kosmosesse on muutumas iseenesestmõistetavaks. Mida rohkem sa kosmosesse liigud, seda suuremad on mastaabisäästud ja asjad muutuvad lihtsamaks. Kui püüad rohkem energiat maapinnale paigutada, saab ruum otsa, kasutad lihtsamaid kohti ja kohtad suuremat nimbi vastuseisu. Keegi ei taha sellist asja oma taga aeda. Maa peal muutub energia tootmine aja jooksul raskemaks ja kallimaks, kuid kosmoses odavamaks ja lihtsamaks. Need on olulised punktid. See, mida just nägite, oli sellepärast, et küsite endalt, mis saab pärast 1 terafabi. Mõtle suurelt, see on oluline. Nii et me teame, kuidas siis jõuda 1 petavati piirini. See peaks olema järgmine ilmne küsimus. Ja idee on selles, et sa jõuad sinna, kui sul on kuu peal elektromagnetiline massiheitur, arenenud robotid, optimid ja loomulikult NASA. Quantidade de seres humanos. Nii saad luua võimaluse saata välja 1 petavati. Sa saad luua petavati arvutusvõimsust ja saata selle süvakosmosesse. Kuna kuul puudub atmosfäär ja gravitatsioon on 1/6 maa omast, pole seal rakette vaja. Sa saad sõna otseses mõttes kiirendada selle põgenemiskiiruseni otse pinnalt. Ja see vähendab oluliselt kulusid, veel kord, võimaldades kasutada taastuvenergiat. Ja see võimaldab inimkonnal minna kaugelt üle 1000 teravati. Seega, arvestades seda, tahan ma kindlasti tulevikus elada piisavalt kaua, et näha massiheiturit kuul, sest see saab olema uskumatult eepiline. See viiks meid päikeseenergia 1 miljondikuni. Vähemalt on see midagi, mis paneb meid alandlikult sellele mõtlema. 1 miljondik päikeseenergiast on väärt miljonit maamajandust, mis on suurepärane. Ja sellest punktist alates, jah, hakkad sa laienema palju kaugemale, planeetidele, teistele kaugetele tähtedele ja lood kõige põnevama tuleviku, mida ma suudan ette kujutada. See meenutab mulle filmi Idiokraatia algust, kus Mike Judge näitab külluslikku ajastut. Jah, täiesti kindlasti. Selle protsessi elemendid on jätkusuutlik energia, kosmosereisid, tehisintellekt ja robootika. See toob kõigile küllust. Ja tegelikult on ainus tee sinu erakordse külluseni tehisintellekt ja robootika. See ei tähenda, et asjad ei võiks valesti minna. Loodan, et lähevad, tead. Arvan, et kõik läheb hästi ja tulevik meeldib sulle. See on parim tulevik, mida ma suudan ette kujutada. Vähemalt liigume kaugemale Kuust ja Marsist, seilates läbi Saturni rõngaste.
kas poleks uskumatu, kui saaksid osta reisi Saturnile või ausalt öeldes, kui sa lihtsalt läheksid reisile Saturnile? Ma arvan, et tulevikus on asjad lihtsalt tasuta. See kõlab hullumeelselt, aga tead, kui sul on tehisintellekti ja robootika majandus, mis on umbes 1 000 000 korda suurem kui praegune maamajandus, siis sõna otseses mõttes iga vajadus, mida suudad ette kujutada, saab rahuldatud. Kui suudad seda ette kujutada, saad selle ka endale. Arvan, et Ian Banksil on kultuuriraamatutes õigus, kui ta väidab, et tulevikus raha kaob ja kõigile jätkub külluslikult. Kui suudad seda ette kujutada, saad selle ka endale. Just nii. See tähendab, et igaüks, mitte ainult mõned, võiks Saturnile reisida. Kui tahad, saad minna. Liitu meiega sellel teekonnal. Ja aita meil projekteerida uskumatuid kiipe ja toota uskumatuid kiipe. Ning ehitada 1 teravati jagu kiipe. Teravatt päikeseenergiat. 10 miljonit tonni orbiidil aastas. Aitäh!